Minu nimi on Illar Luht ja podcast, minu avalikud salamõtted hakkab siis uue episoodiga jälle pihta. Kohe alguses ma tahan vabandust paluda, minu heli kvaliteet ei ole kõige parem, sest mul ei ole eraldi mikrofoni, see arvutisse sisse ehitatud mikrofon üksi on, mida ma saan kasutada ja kui see kvaliteet ei ole see, mida sa ootaksid, siis palun vabandust, aga ma ei saa sinna midagi parata praegu. Muidugi see kõik viib siis niisuguse järelduseni, et minu arvates vähemalt, et kui sul on tahtmist ja kui sa arvad, et see podcast peab levima, kui see peab rohkem arvuni inimesteni jõudma, siis on sul selline võimalus sellele kaasa aidata, et selle podcasti kvaliteet saab paranema. Nimelt, et sellega, et siis sa aitad seda levitada siis, kui toetad mind, aga praegu ei ole selleks muud võimalust muidugi kui see, et võtad minuga otse kontakti, sa võid jätta sõnumitesse oma soovi, siis ma võtan ise sinuga kontakti, kui sul on see plaan ja kui sul on see tahtmine. Muidugi keegi ei ole millekski sunnitud, kedagi millekski kohustata, kõik see rangelt vabatahtlik alati, nagu niisugustel puhkudel ikka. Ja ma arvan, et samuti ei ole üleliigne, kui sa tellid selle minu kanali, kui sa jagad seda sõpradega, kui sa märgid selle meeldivaks, sest nagu me teame, kui me märgime mingi kanali meeldivaks, siis selle kanali ühe või teise episoodi või video või audio levimine inimesteni, uute kuulajateni on palju tõenäolisem kui siis, kui keegi üldse mitte ei reageerigi. Aga ja samuti muidugi sa võid oma kommentaari jätta siia alla ja siis on soovitav, et sa kirjutaksid neist asjadest, mis mõtted sulle pähe tulevad sellega kõigega seoses, milleks ma räägin, aga muidugi ausalt ja mulle ei meeldi muidugi sellised sõimamised, nagu mõningad ütlevad ühe sõnaga, et mis nad arvavad kõigest sellest, et see on kõik jama või möla või muu selline, sellised arvamused mind muidugi ei huvita, sest enamasti need, kes midagi niisugust kirjutavad, lähtuvad võib-olla esimesest 30 sekundist, mis nad vaatavad seda videot ja siis selle põhjal teevad järeldusi või üldse ei vaata ja vaid arvavad, et see video niisugustest või naasugustest asjadest räägib. Ühesõnaga jah, et need niisugused sõimamised ja mahategemised mind ei huvita, aga ma pean tunnistama, et ega neid eriti ei ole olnud ka minul, kuigi võib-olla 1-2 on, aga mitte isegi siin YouTube'is üleval, vaid on mõni oma arvamust avaldanud, negatiivset arvamust on avaldanud siis Facebookis mõne asja kohta, mida ma olen rääkinud. Enamasti on need ideoloogilised põhjendused, ma ei ole seda veel kuulnud, et keegi oleks konkreetselt nende asjadega esile tulnud, et väitnud, et väga kehva kvaliteet on, siiski oli kord, et keegi, kes mainis kehva kvaliteeti, aga nagu ma juba ütlesin, praegu ei ole mul võimalust paremaid videoid teha ja tegemata jätta ma neid ka ei kavatse sellepärast. Nii et nagu ikka üks võitleja hingega inimene, kui tal ei ole mööka, siis ta virutab vaenlasele kas või siis kulbiga või kiviga või kirvega või millega tahes. Ühesõnaga vahendeid valimata
Naja, või siis kui sul ei ole püssi, siis sa võtad kivi või kasutad lingu või lased kasutad vibu või midagi tahes, mis sul on käsutuses, millega sa saad oma vaenlastele vastu hakata. Muidugi ma ei taha öelda, et siin oleks mingisuguse vaenlaste vastu astumisega tegu selles podcastis, vaid see podcast räägib siis ühest küljest minu isiklikest omaenda kogemustest, nendest järeldustest, mis on seotud ülemaailmsete teemadega, erinevate teemadega, mille kohta siis ma püüan oma mõtteid avaldada ja neid kommenteerida siis omamoodi ja no ilma erilise suurema ettevalmistuseta, sest praegu ma ei näe mõtet liiga põhjalikult ette valmistada asjadeks, millel ei ole veel nii suurt kuulajaskonda, aga ma püüan sellelegi vaatamata oma parima anda praegustes tingimustes, praeguste vahenditega. Nii et kui mul ei ole püssi, millega vaenlasse pihta lasta, siis ma põrutan kiviga talle. Nii et ma teen nii, nagu ma saan, nagu ma oskan ja nagu ma suudan. Nii et kui sa lepid sellega, siis ole nii kena ja kuula. Aga kui sa ei lepi ja pead seda kõike mõlaks, mida ma räägin, siis loomulikult ei ole sul mõtet seda kuulata ja parem, kui sa siis seda ei kuule üldse. No nii. Muidugi ma tahan kohe öelda, et seda mõla on, sõna otseses mõttes mõla on nii ühel kui teisel pool poliitilist rindejoont kuulda väga palju Eesti meedias ja täiesti mõttetut mõla, nii et sellel jutul, mil nagu rahva keeles öeldakse, ei ole sageli ei saba ega sarvi. Ma arvan, et minu jutul on saba ja sarved olemas, aga mitte selles mõttes nagu ma ei seostaks seda muidugi sellega, aga nagu seda saba ja sarvede olemasolu sageli seostatakse, et see on nagu kuradil on sarved ja saba. Mina arvan, et need saba ja sarved on siis ei, mitte saba ja sarved, vabandust, tal ei ole sarvi. Saba ja kõrvad on küll, on näiteks minu koeral Freial, kellega ma siis käisin hiljuti reisil ja see reis toimus nii ootamatult, et ma olin isegi üllatunud. Me käisime Horvaatias siit Ungarist ja me käisime Itaalias, Veneetsias, olime ka Triestes ja meid tegelikult hulga paremini võeti vastu kui üldse sealsete inimeste poolt, kui üldse ma Eestis üldse võib-olla võin öelda, et üldse Eestis olen kogenud teatavas mõttes. See on nii kurb, kui see ka ei ole. Eestis ma ei ole eriti lahket vastuvõttu kohanud. Ei nüüd, mil ma 2022. aastal ja 2023. aastal Eestis viibisin, elasin vahepeal lühikese perioodi pärast seda, kui ma olin 18 aastat Ungaris elanud ja seejärel siis nüüd jälle 2023. aasta viimase lõpupoole siis tulin tagasi Ungarisse, sest ega seal Eestis mind keegi hea meelega ei oodanud, ma võin öelda. Ühesõnaga siis minu reisule minek toimus siis nii, et ühel heal päeval siis jõudis siia Lõuna-Ungarisse, kus ma siis praegu viibin ja elan, üks minu väga hea tuttav autoga ja ütles, et pane oma asjad kokku ja võta koer kaasa ja läheme reisule Itaaliasse, Veneetsiasse.
no see oli minu jaoks üsna nii ootamatu, et ma ei osanud sellele nagu no hästi reageerida ja ma isegi ütlesin niimoodi, et võib-olla oleks parem siis see, kui et ma ikka kaasa ei tuleks, et kui ta läheks sinna Veneetsiasse või kuhu tahes Itaaliasse, siis ilma minuta, aga kahjuks siis ei arvanud tema sedasama ja ma lõpuks otsustasin, et ma lähen kaasa, sest ega ma Veneetsias käinud ei ole, ma ei ole üldse Itaaliasse käinud. Enne seda me käisime ühel reisul muidugi Osijekis ka veel, enne kui Osijek on siis Horvaatias ja varsti pärast seda läksimegi teele läbi Zagrebi ja siis Rijekas viibisime. Läksime, olime ka öömajale, ööbisime Rijekas, mis on ungari keeles Fiume ja mis on kuulub ju tegelikult ajalooliselt Ungari juurde, ajaloolisse Ungarisse ja et Fiume oli ju tegelikult ainukene sadam oli kunagi Ungaril. Aga praegu see on Horvaatia ja me ööbisime seal, see on umbes ligikaudu Tartu suurune linn ja asub Vahemere ääres siis. Ööbisime, nagu ma ütlesin, siis Rijekas ehk Fiumes ja me sattusime ühte niisugusesse korterisse, mis oli väga avar, kus olid suured ruumid ja kus siis ja kõrged laed, palju oli õhku, sai dussi all käidud, sai magada ja lubatud olid ka lemmikloomad ja no erinevalt mõningatest teistest paikadest, kus siis lemmikloomad on lubatud, ei peetud mitte koera, vabandust, ma ütlesin juba nagu ma teatasin eelmise episoodi lõpus, et Bernardinid ei ole sugugi mitte koerad, vaid nad on Bernardinid, nii et nimetage neid oma nime järgi. Nii et ja siis nad ei pidanud Bernardini suureks koeraks, siis piisavalt suureks koeraks, et teda mitte lubada. Ja see oli üks väheseid kohti ilmselt, kus siis niimoodi saab. Nii et väga raske on lemmikloomadega reisida, kui sa tahad ka ööseks jääda kuskile ja kui sul ei ole tuttavaid või sul ei ole ütleme niimoodi, et rahakott puuga seljas, et väga kalleid siis majutusasutusi kinni maksta. No ühesõnaga nii. Fiumest on teatavasti pärit ka üks endine Ungari riigivanem Miklos Horthy, kes sattus võimupositsioonile siis pärast esimest maailmasõda ja pidi oma võimu jätma siis keset teist maailmasõda, kui Ungaris haarasid võimu enda kätte noorristlased Ferenc Szalasi juhatusel ja Miklos Horthy oli oma noorpõlves just Horthy sadamas admiraaliks. Nii et selle paigaga on siis Fiume ehk Rijekaga on Ungari ajalugu tihedalt seotud. Ega siis Rijekast ehk siis Fiumest ei ole Itaalia enam kuigi kaugel, sõna otseses mõttes kiviga visata. Mõni tund aega autosõitu ja sa oled juba Triestes peagi ja nii juhtus ka meiega, et me sõitsime siis Triestesse edasi ja Triestes oli jah, Trieste jättis juba rohkem niisuguse
lääneliku ja just spetsiifiliselt just itaalialiku mulje, kui ka juba Fiumes oli juba, ehk siis Riekas oli juba märgata see Itaalia mõju ja Vahemere, mediterraanne mõju siis üsna silmatorkavalt nähtav. Nii et ja siis me jõudsime Riekast sinna Triestesse, kus siis toimus ka parasjagu filmifestival, millest võttis osa ka Argentiinas elav eestlane Klaarika Kuusk oli tema nimi, endine, kelle nimi on tuttavaks saanud omal ajal juba väga noorest, tema varasest noorusest alates, mind esines siis Entel laste laulusaates, ühesõnaga, jah. Pärast Triestet tuli Veneetsia, sinna oli ka omajagu sõitmist, tasulisel maanteel, mille eest pidi maksma siis, kui ma õieti mäletan, kuskil üle 10 euro ja kui me jõudsime sinna Veneetsiasse, kus meil siis mille eeslinnas siis Veneetsia Mestres oli meile tellitud ja kinni pandud, broneeritud täpsemalt üks ööbimiskoht. Selgus, et vaatamata sellele, et välja oli kuulutatud, et lemmikloomad on lubatud, kui me kohale jõudsime, selgus, et Freia on siiski liiga suur ja nad ei luba teda majja sisse. Nii, ja seetõttu siis me olime sunnitud parkima seal samas, kus me siis Veneetsia Mestres, kus meil oli broneeritud algselt öömaja ja me sõitsime rongiga siis kesklinna. Aga kuna meil ei olnud ööseks kuskile jääda, vähemalt sobiva hinnaga küll mitte, siis olime sunnitud juba samal õhtul ära sõitma tagasi Ungarisse ja see oli pikk sõit. Ja me jõudsime alles öösel vastu hommikut tagasi oma kodukanti, võime öelda küll niimoodi, et Lõuna-Ungarisse siis. Ja ega me just palju ei näinud seal Veneetsias olles, aga mõningaid huvitavaid vaatamisväärsusi küll. Kahjuks jäi nägemata Tootside palee ja siis mida me kõik ei oska praegu isegi öelda, et siis me kõik nägemata jäi, sest rohkem jäi nägemata, kui me nägime. Lisada tuleb muidugi kohe, et nägime, mis me nägime, aga seda me nägime Veneetsia Mestres, et Veneetsia Mestres on väga vähe Itaalia enda asustust järele jäänud, et enamik inimesi, kellega tänaval kohtad on siis pärit kas Palestiinast, Araabia maadest, teistest Lähis-Ida riikidest, Pakistanist, Indiast, Aafrikast, Senegalist, Marokost ja kus kohast kõik veel. Nii et jah, aga keda väga vähe oli siis näha, olid need samused pärismaalased ehk itaallased. Ja muideks huvitav kogemus oli muidugi ka see, et kui me rongiga sõitsime, tänu sellele, et mul oli just see Freia, kes on Bernardin, Püha Bernard ja nagu itaallased ütlevad, et kuidas ta oligi cane
San Bernardo, vist kõlas see niimoodi. Cane San Bernardo. Ma loodan, et ma õieti jätsin meelde. Igatahes ja kuigi üldteada on siis Bernardiinid ju tegelikult Šveitsist, seostatakse neid Šveitsiga ja San Bernardi kloostriga, täpselt aga enam-vähem selles regioonis, kus on siis kolme kultuuri, ei asu täpselt piiril, aga asub selles kohas, kus on siis kolme kultuuri prantsusekeelse Šveitsi, saksakeelse Šveitsi ja Itaalia piiriala ja need itaallased, kellega ma seal ja mõni argentiinlane, Itaalia juurtega argentiinlane, kellega me rongis kohtusime, siis nemad pidasid Freiat minu Bernardini siis itaallaseks, sest nad ütlevad, et ta on vaimult, nagu nad ütlesid, et ta on vaimult itaallane, et tal on Itaalia hing on tema sees, nagu et Itaalia on tema kodumaa, sünnipärane kodumaa, nagu nende arusaamist mööda, et see ei ole nende jaoks päris võõras, et kui keegi on sealt sellest regioonist, sealt Šveitsi poolele jäävast piirkonnast pärit, aga koer küll, loom küll, ikka on nagu ikka loom, nagu ma ütlesin, koer nagu kõige on küll, aga Bernardin on ta ennekõike. Ja nii, et temas oli rohkem itaalialikku minu koeras Reias kui selles rahvastikus, kellega me siis Veneetsia Mestres kohtusime, kes olid siis need samused migrandid, siis pagulased erinevatest maadest ja väga palju Palestiina lippe nägid lehvimas olevat või oli lehvimas seal ühendis juures. Ühesõnaga see selle. Nii, Trieste järel siis olime me teel Veneetsia poole, kuna meil oli tellitud majutus Veneetsia Mestres linna jaoks, mis on nüüd tegelikult nagu eeslinn Veneetsiale, mis asub teatavasti saarel ja mille nagu te teate arvatavasti, mille selle linna siis tänavateks on nagu kanalid ja saab siis paadiga sõita pigem kui autodega liiklust nagu seal eriti nagu olla, eriti ei saa üldse, kuidas nagu ütta, ma ei tea, võib-olla mingisugused vahendid on, liiklusvahendid seal, aga me nägime seda Veneetsiat nii vähe, et ja selles põhjusel, et kuna meil oli küll tellitud öömaja, kinni pandud öömaja Veneetsia Mestres, siis kui me sinna kohale jõudsime ja meile tuli vastu mingisugune Lähis-Idast pärit või ka kaugemalt Aasiast pärit meesterahvas, siis selgus, et sinna me siiski oma koeraga ei saa, sest need ei ole koer lubatud, kuigi välja kuulutatud oli, et lemmikloomad on lubatud. aga jah, kui iseenesest Veneetsia Mestre jättis küll väga halva mulje selles suhtes, et ega seal päris Itaaliasse väga harva näha, väga vähe tuli sulle vastu tänaval keegi, kes on itaallane, pigemini olid seal siis palestiinlased, araablased, türklased, pakistanlased ja mis tahes muud Aasia rahvastulgast pärit inimesed või siis hiinlased, marokolased, aafriklased
igasuguseid selliseid inimesi oli, aga Itaalia, keda vähe oli itaallasi. Muidugi, kui me nüüd lõpuks siis, kuna me ei saanud öömajale sinna ja me siis otsustasime siiski auto sinna Veneetsia Mestresse parkida, otsustasime siis rongiga sõita siis vanalinna ja natukene ringi vaadata, aga ega me väga palju just ei näinud seal.